Milliseid toetusi metsaomanikud saavad taodelda käesoleval aastal? Esimeseks toetuseks, mis nüüd päevakorda kohe-kohe tuleb, on pärandkultuuri säilitamise toetus, mille taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill. Pärast seda juba Natura 2000 toetus, mille taotlemise tähtaeg algab siis 1. maist ja kestab 21. maini. Ja metsa uuendamise toetus, mis on siis 1. juulil. Peale selle endiselt saab taotleda metsa inventeerimise ja metsamajanduskava koostamise toetust, mille esimene tähtaeg 1. märtsil on möödunud ja järgmine tähtaeg on 1. augustil. 1. oktoobril saab taotleda metsa maaparanduse toetust ja lisaks tulevad ka Euroopa Liidu toetused nagu metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus, kahjustatud metsa taastamise investeeringutoetus ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus, mille esialgsed tähtajad on siis 1. oktoobrist kuni 14. oktoobrini, aga neid tähtaegu tuleb veel põhjalikumalt vaadata, sest need võivad muutuda. Erilisi muudatusi sellel aastal toetuste määruses ei ole. Võib-olla üks ammu oodatud muudatus, mis puudutab füüsilisest isikust ettevõtjaid ja osaühinguid, on see, et ei pea enam esitama vähese tähtsusega ja riigiabi teatist, vaid Erametsakeskus saab seda kontrollida riigiabi registrist. Muidugi saab seda igaüks ka ise kontrollida, et see tegemist on avaliku registriga. See puudutab nüüd kõiki neid riigisiseseid toetusi, kus selle abiteatise esitamine oli enne oluline. Lisaks on uuenenud metsa uuendamise toetuse kord, kus siis eraldi toetatakse laialehiste lehtpuude istutust ja ka toetuse määr on siis erinev teistest metsapuutaimede toetusest. Kellel tekib täpsemaid küsimusi, sellel oleks viimane aeg pöörduda tegelikult metsakonsulentide või metsaühistute poole, sest alati tuleks enne tööde alustamist juba teha endale selgeks tingimused, missugused peavad need tööd olema, mis nõuetele vastama, kust tohib osta taimi ja kas selle toetuse taotlus on tehtud töödepõhine või on ta broneeringupõhine, ehk siis, et kas toetust saab taotleda enne tööde tegemist või pärast tööde tegemist. Nii et pöörduge kõigepealt konsulentide poole ja ühistute poole, siis on hea planeerida oma töid, oma tegevusi ja saada ka toetusi nende jaoks. Oleme siis vast renoveeritud metsapatoloogia ja geneetika laboris. Sellise labori puhul on alati väga oluline ja tähtis kiita rahastajat. Me oleme selle üle tänulikud, et tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toele on meil valminud uus ja kaasaegne labor, mis on kahtlemata oluline nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil selleks, et olla tasemel haiguste määramisel, nende tundmisel ja muidugi uurimisel. Edasi liikuda järgmisse ruumi ja vaadata, mis siin siis laboris meil veel on. Nii, siin on meil tegemist ruumiga, kus meil on proovide ettevalmistusruum ja puhastusruum. Hetkel on käsil siin juurepessu nakkusega ketaste puhastamine. Ühe näitena lihtsalt näha, et kuidas siis juurepess tekitab tsentraalset mädanikku kuusekettale. Juurepess on meil teatavasti Eesti kõige tõsisem metsapatoloogiline probleem üleüldse. Ja siin hetkel siis praegu see analüüs meil käimas on, kus me puhastame siis kettaid selleks, et teada saada, kas ainult juurepess või mõned mädaniku tekitajad veel. Nii et selline ettevalmistusruum meie laboris äärmiselt oluline. Igasugune must materjal enne põhjalikku töötlust tuleb siin ette valmistada. Vastasel juhul ei ole võimalik mitte midagi sealt isoleerida.
ja kui puhtaks ei tee, siis saastumise oht on märkimisväärne ja seda nii-öelda võimalikku tekitajat või probleemi me teada ei saa. Ja miks neid seeni puhtalt vaja kätte saada, esimene põhjus on see, et neid kindlalt määrata ja teine põhjus on see, et täpsemad analüüsid, näiteks populatsiooni uuringud. Teisiti ei ole see võimalik, selleks on vaja neid patogeene isoleerida. Nii, nüüd me oleme jõudnud järgmisse ruumi. See ruum on oluline selles mõttes, et ta on musta materjali töötlemise ruum või siis ka ketaste inkubeerimiseks sobiv ruum, kus on palju lauapinda, kus on võimalik pesta, aga selle ruumi nii-öelda veelgi olulisem ja tähtsam eesmärk on see, et ta on suhteliselt küll pisike, aga siin ruumis on võimalik meil töödelda ka karantiinseid haigusi. Ehk see on tegelikult üliohtlikud haigused, enamasti sellised, mis meie metsades ei ole veel levinud või on siis nii-öelda minimaalselt levinud. Ja selleks on vaja teatud tingimusi ja vastavat ruumi ja see ruum sisuliselt tähendab seda, et siit ruumist ei tohi midagi välja levida, ühtegi nii-öelda selle seene või õigemini siis selle karantiinse liigi eost ega muud materjali, mis võiks meie nii-öelda siis ümbritsevasse loodusse levida. Ütleme, kui kusagilt tellime endale võrdlusmaterjalini mingit karantiinset liiki, siis siia ruumi piiritleda ta ainult võib jääda ja ei tohi kaugemale levida. No nüüd me oleme jõudnud järgmisse olulisse ruumi, see on sisuliselt see ruum, kus me isoleerime haigusi. Isoleerime neid puhaskultuuri, siin on näha petriidassi hunnikud, kus on erinevaid haiguse tüvesid, haiguse tekitaja tüvesid isoleeritud. Et me isoleerime neid puhaskultuuri selleks, et jällegi neid täpselt määrata, millega tegu on ja teiseks, et nii-öelda teha edasi täpsemaid analüüse. Nüüd määramise puhul me kasutame eriti ebaselgete liikide puhul, mis näevad nii-öelda puhaskultuuris ja ka sümptomitena võrsetel okastel väga sarnased välja, selleks me kasutame DNA analüüse. Ja põhimõtteliselt siin ongi ka selleks DNA analüüsideks meil pole muud vaja kui nii-öelda töölauda, pipette, kitti, millega DNA-d eraldada ja loomulikult inimest, kes oskab seda teha, et ilma inimeseta ei toimi mitte midagi. Ja see on nii-öelda laborandi üks olulisem töö. Esiteks see haigus nii-öelda isoleerida ja teiseks nii-öelda sellest haigu kasvab välja puhaskultuur, nii-öelda seenemütseel, kasvab välja seenemütseel, siis sellest seenemütseelist eraldatakse DNA. Siis on võimalik nii-öelda ebaselgeid liike tuvastada, millega või kellega on tegu. Nii et see on see ruum meil. Nüüd esimene, mida siin võib-olla veel enne tehakse, kui hakatakse seent isoleerima ja temast nii-öelda DNA-d eraldama, siis vaadatakse muidugi neid mikroskoobi all. Siin on üks õigemini paari mikroskoobi näide. Esimene siin on nii-öelda suhteliselt tavaline binokulaarmikroskoop. Binokulaarmikroskoop, kus siis nii-öelda vaadatakse seene eoseid, et millised need on ja kas on meil juba võimalik öelda selle järgi, et missuguse võimaliku liigiga on tegu. Siin on stereomikroskoop. Stereomikroskoobi all üldiselt vaadatakse näiteks seenemütseeli puhaskultuuris või ka nii-öelda seeneliike siis puiduketastel, et kas seal on, mis seal on ja kui on, siis kas saab teda sealt kätte. Selleks, et jällegi teda nii-öelda puhaskultuuri ümber külvata. Millised on Hiiumaa Metsaseltsi kevadised plaanid seoses metsa istutamisega, et kas taimed on juba soetatud ja kas kõik tellimused on ses mõttes nagu täidetud? Tellimustega on nii, et tellimused ei ole veel soetatud, sest et taimed ka kindlasti on veel talveunes praegu. Aga jah, et juba eelmisel aastal me kasutasime seda ühistellimuse võimalust ja sellel aastal ka, et keskühistu eramets kaudu hiidlaste soovid said kokku pandud. Number oli suhteliselt mikroskoopiline muude piirkondadega võrreldes, seetõttu ei hakkakski numbrid välja tooma. Et me võime öelda, et kahjuks meil oli tellimus sellel aastal väiksem kui mullu. Aga eks me püüame ennast parandada ja samas ma saan tegelikult aru, miks metsaomanikud ei istuta, et
meil on ikka see ulukite arvukus nii suur, et ma ütlen ka näiteks oma metsa kogemusest, et see hirm lihtsalt sööb mu kuused ära. et loomulikult ma väikest viisi ikka istutan aga ütleme nüüd niimoodi, et ma arvan, et metsaomanikele ei saa praegu väga pahaks panna seda, et nad niisuguse loomade arvukusega ei istuta. Need investeerikud ei ole väga mõistlikud. Aga kevadel ütleme nüüd niimoodi, et saab, loomulikult me ikka teadvustame seda ja kasutatakse ka looduslikult uuenenud taimi ja külvi ja sellel kevadel ju on nii suurepärane kuusekäbi aasta oli, et ja niiskust on ja loodame, et see vegetatsiooniperiood ikka ka kunagi pihta hakkab ja see väikseks ei jää, et need loodusliku uuenduse kuused kenasti sügiseks juba elujõulised on. Kui lihtne on nüüd see taimede või kui lihtsaks on tehtud metsaomanike jaoks selline võimalus taimi soetada läbi keskühistu eramets ja kas siis mõttes metsaühistu sellises vahendusrollis täidab ta neid eesmärke edukalt? Oi, see on küll väga lihtne. See on nüüd niimoodi, et tänapäeval on arvuti ajastul meili teel saab teatada. Muidugi on ka sellel kevadel, kes nüüd hakkavad mu käest küsima nii meie metsaühistu liikmeid kui ka muid hiidlastest. Selleni peab omanikke veel kasvatama, et ta nüüd nagu veebruaris oma tellimuse ära annaks, aga see on ju täiesti loomulik, et need asjad tuleb varem ära tellida. Et seal nüüd midagi keerulist küll ei ole ja keskühistu poolt oli nagu väga hästi korraldatud info andmine, et mis sorti taimed ja mis kvaliteediga ja mis hinnaga, et see oli kõik väga, väga hästi korraldatud.